Tere pealelõunat ja jätkame siis seda põlevkivi konverentsi nüüd paneeldiskussiooniga, mille teemaks on, et kas teadus- ja arendustegevuse jätkamine põlevkivisektoris on üldse vajalik. Ja sel teemal on kogunenud siia mõtteid vahetama siis Margus Valts, Eesti Energia juhatuse liige, Dmitri Dmitrijev, Riigikogu liige ja maavarade uurimise toetusrühma esimees, on õige. Nii, siis Andrus Siirde, emeriitprofessor, Tallinna Tehnikaülikooli Energiatehnoloogia Instituudi direktor. Jah, Andres, mitte Andrus. Ei ole tähtis. Ja Viru Keemiagrupi arendusdirektor Indrek Kaarna ja Haridus- ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse ning kõrg- ja kutsehariduse poliitika asekantsler Renno Veintal, kes on selles ametis esimesi nädalaid ja on olnud ka aastakümneid seotud Tallinna Tehnikaülikooliga. Tervist. Ja mina olen siis ajalehe Põhjarannik peatoimetaja Eerik Kamseev ja ma saan, et mind on valitud siia juhtima sellepärast, et ajalehe Põhjarannik kui eelkäija esimene nimi oli ajalehele Rohkem põlevkivi. Et otsene seos on aastast 45 sellega. No ma küsin kohe selleks, et meie peaminister ju räägib, on andnud mitmeid sõnumeid välja, et põlevkivi aeg saab otsa, põlevkivisse investeerimine pole mõistlik. Mis mõtet on siis kulutada veel üldse aega ja raha põlevkivi uuringutele ja arendustegevusele? Kas see ei ole mitte, ma ei tea, surevale lehmale igavese elueliksiiri otsimine? Miks on põlevkivi uuringuid mõtet jätkata? Andres Siir. Mina võib-olla, kui siin nüüd Tehnikaülikooli esindaja või teadlase esindaja, ma vaatan, et teised on ülikoolist eemale, peaks seda ütlema, et sellise lause peale, et kas tasub edasi uurida teadlasena, võib öelda, et kas siis teadusel üldse mõtet. Ja kui me vaatame põlevkivis, me vaatame seda hästi praktiliselt, et me peame temast kogu aeg kohe homme saama mingi tulemuse. Kui ma vaatan nüüd loodusteadlasi, mingi soode uurijat või hülgete uurijat, mis on ka Eestis tähtis, et kus me küsime, et kui siis keegi uurib seal mingi rändlindude liikumist Põhja-Jäämeret lõuna poole, et kus on see tulemus, et miks me investeerime sellisse uurimisse nagu rändlindude lendamine Põhja-Jäämeret sinnapoole, miks me seda uurime, kus me ootame seda tulemust? Me ootame seda tulemust, me õpime tunnetama loodust. Ja nüüd on meil oma põlevkivi tükk, mis on väga, nagu me siin konverentsil nägime, hästi keeruline, meil on erinevad omadused, me pole kõike sõinud seda tundma õppida. Meil on terve Eesti keemikute ja inseneride põlvkond üles kasvanud seda põlevkivi uurides ja nad ei ole kõik alati ka teinud. Ma võin, kuna ma nii olnud, minu ema 57 aastal uuris diktoneemat, isa uuris vete puhastamisi neid kohti. Kui palju ma võin neid öelda, kõik Lippmaa, kelle doktori ja dissertatsioonid, kandidaaditöö vähemalt oli seotud põlevkiviga. Ja nüüd me ütleme, me enam seda ei uuri. Mida me siis uurime? Kas me toome konteineriga Põhja-Jäämerelt jääd ja hakkame uurima siis Antarktika jääd? Kas see on meil siis alternatiiv? Ütleksin ma niisuguse lausena praegu välja, võib-olla tekitan siis diskussiooni. No jah, kui põlevkivi kasutamine ju väheneb kordades. Margus Valts ju teab seda. Eesti Energia kaevandused veel mõned aastad tagasi kaevandused 15 miljonit tonni aastas või rohkemgi, eks ole, ja nüüd vist circa 7 või 6. Põlevkivi ei ole vaja. Miks, kui ta vaja ei ole enam senises mahus, miks siis peab ta veel uurima? Tohib, ma vastan siin ise, et küsimuse esitamise tagamõte on ilmselt ikkagi elavdada diskussiooni, et siin on oma intriig juba selle küsimusega nii-öelda sisse või kaasa pandud. Aga kõigepealt ma ütleks nii, et teadusel on erinevaid rolle. Üks osa on selleks, et vastata nendele fundamentaalsetele küsimustele ja sellel on teine osa, mis aitab teha targemat tööd, teenida suuremat kasumit, elada paremat elu, sisukamat elu. Et seda nii-öelda taandada sellisele lihtsale jah-ei küsimusele, ma arvan, ei oleks põhjust seda enam, et tegelikult pikemas vaates juhivad meie otsuseid ju erinevad parlamendis Riigikogus heaks kiidetud strateegiad.
ja noh, me peaksime tegelikult sellele küsimusele vastust otsides vaatama neid olulisi strateegiaid, mis ütleme siis järgmiseks 10-15 aastaks need suunad, sihid paika panevad, mitte otsima vastuseid nendest võib-olla ka kontekstist välja võetud sellistest üksikutest fragmentidest. Ja veel kolmas asi on see, et miks on vaja uurida. No ma võib-olla ütleks niimoodi, et täna moodustab põlevkivi jätkuvalt olulise osa Eesti majandusest. Ja siin ongi tegelikult see vastus. Mitte, kuidas teie maavarade toetusrühma juhina Riigikogus tunnete, et kas teid vaadatakse kui etnograafe ja rahvaluulekogujad, kes tegelevad millegi mineviku pärandi kogumisega või mingi tegevus, millest ka tulevikus kasu oleks, et milline see suhtumine on, kuidas te oma seljajuga tunnete? No üks erinevatel poliitikutel erinev suhtumine ka põlevkivi energeetikasse, seda me oleme näinud ka viimastes debattides ka Riigikogu tasemel, et me oleme selle aasta jooksul mitu korda puudutanud põlevkivi energeetika küsimusi, põlevkivi nagu sellise maavarana tuleviku küsimusi ja tegelikult mul on hea meel, et ka nüüd Haridus- ja Teadusministeeriumis meil on asekantsler, kes oli seotud Tallinna Tehnikaülikooliga ja võib-olla, kuna ma siin vahepeal olen meie toetusrühma nimel teinud ka päringu Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumile, kaasa arvatud ka Haridus- ja Teadusministeeriumile selle osas, et kuna Riigikogu tegelikult tasapisi tõstab teadus- ja arendustegevusele suunatud summad, praegu need on 1% SKP-st, kas on piisav, mina ütlen, et mitte. Et kui me räägime julgeolekust üldiselt, Eesti julgeolekust, siis tavaliselt me räägime riigikaitsekuludest, aga tegelikult me peaksime rääkima ka energiajulgeolekust, eriti vaadades olukorda, mis toimub praegu Euroopa energiaturul, mis toimunud nende hindadega, võimalike katkestustega ja edaspidiste võimalike arengusuundadega elektriturul. Et siin ka täna oli juba jutuks, et Euroopa suurendab pidevalt impordit, Eesti on juba, enne oli puhas eksport ja nüüd on puhas import. Ja ma saan aru, aga kas te nagu suudate läbi suruda selle, et teadusinvesteeringutest tuleks senisest suurem rahasumma või osakaal põlevkivi uuringuteks? See ongi meie roll, kas me suudame seda teha, täna mul on... Või millised argumendid teil selleks nagu võtta on? Meie argumendid ongi sellised, et niikaua, kui meil ei ole parimat tehnoloogiat ja niikaua, kui me ei suuda 100% asendada põlevkivit ja samas ka see on ka meie ressurss, mida võib-olla ei olegi mõttekas maa alla jätta. Et me peame tõesti koos teadusega, poliitikute roll on võib-olla strateegiliselt toetada ühte teist suunda, aga teaduse poole roll on välja töötada need uusi tehnoloogiad ja meie peamegi nagu toetama neid vajadusel ka rahaliselt. Me räägime ka sellest praegu 1%, aga tegelikult ka selle 1% sees ma tahan näha, et teatud osa ikkagi läheb ka edaspidi põlevkivi tehnoloogiate uuringutele. Kui suur see teatud osa siis on? Hetkeseisuga me oleme saanud küll vastuse Haridus- ja Teadusministeeriumilt enne veel seda, kui uus asekantsler oli ametis, et hetkel see palju lubav ei olnud. Mis see tähendab palju lubav? See tähendab seda, et konkreetsust ei olnud. Meie tahame näha konkreetsust, me tahame näha, et ülikoolidel on teadud rahastus just selles valdkonnas. Me tahame näha, et meil siin Virumaa kolledž ja põlevkivi kompetentsikeskus jätkuvalt hakkavad tegelema nende uuringutega ka edaspidi. Ja kokkuvõttes, miks pärast ainult ettevõtted peavad investeerima teadustegevusse, me räägime Eesti Energiast, VKG-st, rääksime siin Ragn-Sellsis, et minu meelest, kui me räägime õiglasest üleminekust, ka osa sellest võiks olla see, et ka riik natuke rohkem panustaks ka näiteks uute tehnoloogiate arendusse. Just selle nimel, et näiteks põlevkivis me saaksime teha midagi muud ka ringmajanduse mõttes, et ka mõnedes jäätmetest. Indrek Aarna, millel on nagu suunatud Viru Keemiagrupi arendustegevus lähimatel 5 või 10 aasta jooksul? Kuidas teie tulevikku näete, mis on seotud just põlevkiviga? Võib-olla algselt tuleks tagasi sinna algse küsimuse juurde,
et riigi poolt, siis peaministri poolt ja koalitsiooni poolt üldiselt on nagu erinevaid nagu sõnumeid antud, et me peame liikuma kliimaneutraalsuse poole, et see nagu eesmärk on Euroopa Liidul olemas. Ja koalitsioonilepingus on ka mingisugused eesmärgid siin siis põlevkivitööstusele, millal neid kinni võiks panna, et need lepingud küll siin kehtivad veel 1,5 aastat, aga tegelikult ei ole nagu väga või siis selget regulatsiooni, et kui kaua see tööstus ikkagi siin püsti saab olla, et ma arvan, see arendustegevus ikka saab lähtuda sellest, et kelle jaoks seda arendustegevust tehakse, et kui see tööstusel on nagu väga suur määramatus, et kas see hoitakse elus 2030 aastani, 2040 aastani või 2050 aastani, ja sellel on ka suur mõju, et tänases nagu määramatus olukorras ettevõttena, eraettevõttena vähemalt, me saame vaadata arendustegevust lühiajalises vaates ja pikaajalises vaates. Et lühiajalises vaates, jah, me näeme, et 5 aasta pärast kindlasti tööstus on meil olemas, et selleks, et seda tänast tööstust efektiivsemaks muuta, keskkonnasõbralikumaks või toodete kvaliteeti parandada, et sellega tasub tegeleda. Aga see on peavad olema väga lühikese tasusaega nagu projektid, millega saab tegeleda. Aga et tegeleda mingisuguse pika projektiga, millel on põlevkivitööstus, millel on mingisugune 20 aastat eluiga, et seal ei ole kindlust, et see tööstus on siin nagu taga olemas, et mille jaoks sa seda teed, et selleks ajaks. Et sellepärast ka VKG on nagu pigem nagu lühiajaliselt me tegeleme nende põlevkivitööstuse projektidega, aga pikaajaliselt me oleme võtnud vaate, et me pigem otsime nagu alternatiivi sellele põlevkivitööstusele, sellepärast on ka välja käidud siis see suvi või algatatud eriplaneering kohalikus omavalitsuses, et biotoodete tehase ehitada, mis on siis täiesti uues tööstusarvus alustada tegevust, mis peaks sobituma vähemalt oluliselt paremini selle üldise suundumusega rohepöörde mõttes. Margus Valts, kui palju nüüd see määramatus, millest Indrek Kaarna praegu rääkis, Eesti Energia arendusplaane pärsib või häirib? Tõsi on küll see, et meie ühiskonnas on seda põlevkivi kuidagi samastatud CO2 õhku paiskumisega ja see tõenäoliselt on ka sellise negatiivse kuvandi tekitaja ja nagu me täna kuulsime, eks ole, siis tegelikult need lahendused, millega see CO2 kinni püüda, nad täna ei ole enam mitte ainult paberi peal, täna nad on juba laborites ja mõningad ka pidev protsessi seadmetel, et ma usun, et me kõik peame sellega toimetama, et see kuvand muutuks. Põlevkivi ei võrdu CO2 heide. Põlevkivi on küll fossiil ja fossiil ei ole iseenesest ju midagi paha, ma oma ettekandes seda ka puudutasin. Meie teeme tööd selle nimel, et seda kuvandit muuta. Ja me usume seda, et see kuvand on muudetav ja kui me lõpuks ka ühiskonnas aru saame, et põlevkivi ei ole see, mis kliimat soojenema paneb, vaid see, kuidas me seda kasutame, siis me usume seda, et iseenesest need plaanid, mis meil täna on ja kuhu me ka teadus- ja arendustegevuses panustame, et need plaanid lähevad selle kliimapoliitikaga kooskõlla. Ja mis omakorda tähendab seda, et kui nad on kliimapoliitikaga kooskõlas ja ka majanduslikult kasulikud, siis nad aitavad meid ja mitte ainult meid kui ettevõtet, vaid seda piirkonda ja riiki tervikuna. Ja mis puudutab seda algset võib-olla sellist küsimust, eks ole, et põlevkivi näete läheb vähem vaja, siis tõsi on küll see, et põlevkivi läheb elektri tootmiseks vähem vaja. Ja kui me mõtleme, et miks see nii on, kui me vaatame neid samu arengukavasid, need nägid juba 15 aastat tagasi, et põlevkivi enam ei peaks hakatama elektri tootmiseks kasutama ja seal oli konsensus olemas, et meil juba tollel ajal oli teadmine, mida selle põlevkiviga veel targemat teha. Siis oli plaan, et teha õliks 10-12 miljonit tonni. Ja kui me täna nüüd vaatama hakkame, siis tegelikult see põlevkivi kasutus õli tootmiseks sinna kanti peale seda, kui ka meie oma uue tehase valmis saame, tuleb. Meie VKG ja kiviõli keemiatööstus 3 peale enam-vähem hakkamegi nii palju seda põlevkivi kasutama. Mida meie nüüd oleme küll edasi mõelnud, et põlevkivist on võimalik veelgi nutikamaid asju teha kui vedelkütused. Ja see on järgmine samm ja see transformatsioon peaks nüüd toimuma. Et mis ma oma jutuga öelda tahtsin, et tegelikult Eesti oma põlevkivi kasutamises liigub
vastavalt sellele plaanile, mis juba 15 aastat on paberil olnud, et seal ei ole nüüd midagi traagilist. Me nüüd võtame küll järgmise etapi ja järgmise lehekülje selles plaanis, kui vaadata, kas õlitootmine on kasvanud nii, nagu vaadati, no enam-vähem, eks ole. Võib-olla küll osad olid veel optimistlikumad, et äkki on veel rohkem. Natuke aega sama sammuga, eks ole. Seda küll, ja võib-olla natuke aega selle sammuga, aga samas suunas. Ja nüüd me lihtsalt võiksime selle peale mõelda, et mis see järgmine peatükk on, kuhu me peaksime oma tähelepanu suunama. Nii et mina olen küll selles paadis, et me peaks põlevkivi teadus- ja arendustegevusega edasi liikuma. Millised võiksid üldse olla selle põlevkivi uuringute uuemad suunad? Et milline võiks olla avaneda uus olukord siis, kui on võimalik CO2 kinni püüda? Kas see on juba täiesti uus olukord põlevkivi jaoks? Andres Siirdis vastab ja ma arvan kindlasti uus olukord, aga siin ma tulen jälle nagu tagasi nende küsimuste. Indrek Kaarna ütles, et ettevõtted ja ka Margus Valis ettevõtted vajavad sellist teadmist, et teadmatus on kõige hullem, et kuhu poole siis nagu riik suunab. Meil on olemas põlevkivi riiklik arengukava, mis käib läbi parlamendi. Ja täna tegelikult ju me jälgime sellest, see oli 2030. aastani arengukava. Ja tal on ka rakendusplaanid, et kui keegi küsib, et kui palju on põlevkivi temaatikat rahastatud siis ettevõtete või riigi poolt, siis arengukava rakendusplaanid ja aruanded, milles osaleb ka Andres Siirde, seal on need arvud toodud, need miljonid, ma ei taha praegu oma kohtadega välja öelda, selle Peetrisse vist, et siis need 2,5 miljonit, ütlen teil kohe välja aastal 2020. Ma ei mäleta täpselt, kas see Ragnar-Selli töö oli mul ka sisse arvestatud, nüüd tuleb ka, kus see piir on, kas jääkide kasutamine, ma vist arvestasin ka sisse. Enamustest rahastust tuleb ikkagi rakendusrahastustega või rakendusprojektidega, mitte see alusuuringutega. Alusuuringute osa on ikka suhteliselt marginaalne minu analüüsid järgi tehtud. Ja siis minu sõnum on selles suhtes, et kõige tähtsam on, et me viskaks seda põlevkivi arengukava, uut kava kuhugi teiste arengukavade külge mingi regionaalsete või energiakavadega, vaata säilitaks oma ette arengukava, vähemalt järgmise etapini. Ja sinna tuleks siis sisse kirjutada, kuhu poole me tänaste teadmiste poole, see on arengukava on alati nii ka uus, kui tema ümber vaieldakse. Siis kui ta vastu võetakse, ta hakkab kohe vananema. See vaidlus ongi selle arengukava tekitamise juures siis see edasi jõud ja siis tuleb välja, kuhu me siis tahame arendada jäätmete utiliseerimisega, et need läheksid siis nendesse kaltsiitide tootmiseks või siis CO2 kinnipüüdmiste kemikaalide tootmisele või siis teadlased hakkavad uurima hoopis, kuna keemilise analüüsi meetodid on muutunud, me hakkame uurima hoopis siis seda, kuidas me maailma loodud, siis alusuuringuid, et arengukava peab tulema siis täiendatud, uuendatud, mis annavad siis kindluse nii teadlastele kui ka ettevõtetele, kuhu poole me saame liikuda. Arengukava tegemine on lihtne, see oli ühe öötükkimus, eriti praegustes situatsioonis, kus seal on, kus see sõna rohepööre iga põlevkiviga pannakse kui võrdseks kui valge ja must, eks ole. Nii et mina pooldan, et see kindlus nii teadlastele kui ettevõtetel tuleb, kui me teeksime nüüd edasi ikkagi põlevkivi arengukava, mille peale me saame toetuda. Me oleme siis, arengukava on nagu konsensuslik kokkulepe, kus me oleme selle saavutanud. Mitte, et põlevkivi arengukava uuendamine on ilmselt ju päevakorral, eks ole. Kui varem oli põhiteemaks, mis avalikkuse ees käis, kui palju kaevandada ja see piiri seadmine 20 miljonit tonni, siis praegu see ilmselt ei ole väga suur teema. Millised teemad on, mida tuleb uuendada, mida tuleb arengukavast teistmoodi näha? No praegu ilmselt päevakorras üldse üldine küsimus, et suur küsimus, mis saab edasi üldse põlevkivi energeetikast ja põlevkivi kaevandamist nagu sellisest, et kuna peame tunnistama meil ka koalitsioonipartneritega natuke erinevad arusaamad põlevkivi tulevikust ja selles mõttes mina püüan lähtuda ikkagi teaduse vaatevinklist ja kui on võimalust seda edasi arendada, ma mõtlen tehnoloogiate osas ja püüda seda riiklikku ressurssi väärindada ka edaspidi nii, et minu teada põlevkiviõli on hetkel üksainus vedelkütus Euroopas, mida tegelikult meie ekspordime ja mis on tehtud kohalikust toorainest näiteks. See tegelikult meie SKP-le annab ka päris suurt raha juurde. Ja siin oli juttu ka kuvandist näiteks. Kahjuks ma pean ka kolleegide käest siiamaani kuulama seda juttu, et põlevkivi on ülemust, põlevkivi energeetika on ülemust ja kogu see põlevkivi... Kes need kolleegid on?
Ei, ma nimeliselt ei hakka praegu nimetama, kui keegi tunneb huvi, ma arvan, kui stenogrammi lugeda vaadata, siis kõik need viimased arutelud, mis puudutasid põlevkivienergeetikat, temaatikat või... Ei no siis, kui need nimesid teaks, oleks võimalik vaielda kellegagi, püüda argumente esitada, kui te ütlete, et on sellised abstraktsed kolleegid, see on nendega raske vaielda. Kuna neid siin ei ole, siis ma selles mõttes ei kasuta selja taga nende nimesid, aga ma ütlen kuvandi kohta nii palju, et vaatame, kuidas Eesti ise on käitunud tegelikult. Nüüd me tänu Tartu ja Tallinna Tehnikaülikooli tehtud uuringule võime öelda, et põlevkivi on tunduvalt või põlevkivienergeetika on tunduvalt puhtam. Miks pärast siiamaani põlevkivi tuhk oli kvalifitseeritud nagu ohtlik jääde. Ja lihtsalt 2019 aastas ühe ministri allkirjaga kogu see maht 9 miljonit tonni põhimõtteliselt liikus statistikast välja poole. See enam ei ole ohtlik jääda. Aga siiamaani me ise andsime statistikasse, see on ohtlik jääda. No tuha osas ja samamoodi ka CO2 heitmete osas. Margus Valts enne näitas neid slaide teekonda, et oleme jõudnud teel CO2 heitmete vähendamisel teel Tallinnast Narva umbes Jõhvini. Et jäänud on see Jõhvi-Narva ots veel minna, et päris nulli saada. Ja. Aga ma teeks ühe tagasipõike, et sinna, kus meie jutt algas ja jutt siis sellest 1% teadusinvesteeringutest või 1% SKT-st teadus-arendustegevusse. Ja seda me juba võtame peaaegu iseenesest mõistetavalt, et see kokkuleppeni jõuti 2019 lõpus, nüüd hakkab 2021 lõppema ja ma tegelikult meenutan aeg-ajalt iseendale, aga tegelikult teistele ka, et selles kokkuleppes ei olnud mitte ainult see punkt, et investeerime teadus-arendustegevusse rohkem ressurssi, vaid tegelikult võtsid erinevad osapooled veel teisi ülesandeid ka. Muulgas lubasid teadussüsteemi osalised, siis ülikoolid ja teadus-arendusasutused nii-öelda kujundada oma süsteeme ja keskkondi selliselt, et soodustada koostööd ettevõtlusega. Ettevõtlusorganisatsioonid võtsid kohustusi suunata jõupingutusi selleks, et erasektori investeeringuid kasvatada. Ja tegelikult, et see ei ole mitte vähem tähtis. Oluline on ju silmas pidada, et see 1% peab tegelikult looma eeldused selleks, et erasektorid TA investeeringud ka kasvaksid. Ja tõsi, nad on kasvanud. Ja kui nüüd tulla veel korraks selle teadus-arendustegevuse nii-öelda ja innovatsiooni ettevõtlusstrateegia juurde, siis ma arvan, et siin ongi toimumas nagu märkimisväärne nihe. Kas me sellest alati aru saame, aga just see, et nii-öelda, ütleme siis mitte niivõrd enam nii-öelda, kuidas ma siis ütlen, lähtuda ikkagi ka nii-öelda rohkem ühiskondlikust vajadusest, majanduskeskkonna vajadustest. Ja nüüd me oleme just olukorras, kus järgmiseks perioodiks, tõukefondide perioodiks kavandatakse meetmeid. Osalt on need juba nagu suurtes piirides nagu juba nagu kokku lepitud ja üksikasjade kokkuleppimine toimub sel ja järgmisel aastal. Ja ma arvan, et siin on tegelikult just see, mida me täna teeme hästi, hästi tähtis. Et nii-öelda sellest põlevkivi stigmast lahti saada. Ja siin võib-olla ma ütleks veel seda, et kui me räägime segi läbi energeetikast ja põlevkivi tööstusest, et ma ei ole kindel, et see on kõige mõistlikum. Et võib-olla püüaks edaspidi nagu natuke rohkem vahet siia teha. Kuidas seda vahet teha, et mida siis ära lahutada tuleks? No, et kui me räägime põlevkivi energeetikast, siis eks ole, nagu me täna siin ettekannetest ja slaididest nägime, siis sisuliselt on siin toimunud ju väga oluline muutus juba. Erinevad põhjused, aga põhimõtteliselt oleme nii-öelda kitsalt ahju ajamisest loobunud või loobumaas. Ja see, millest me rohkem peaksime rääkima, on põlevkivitööstus ja just nimelt nendest võimalustest, mis selles põlevkivitööstuses siis seisavad. Ja ma ei ole kuidagi nõus selle nii-öelda loobumise, mahajätmise sentimendiga. Et
nähkem seda siis kui võimalust, et siin on see, just see, mida me täna teeme, eks ole, avame neid küsimusi, et kuidas põlevkivi on võimalik targemini, paremini väärindada, väiksema keskkonnamõjuga. No millised need uued arengusuunad, arengu- ja uurimissuunad võiksid siis olla? Mida tuleks põlevkivi puhul rohkem uurida, et see oleks paremini vastav sellele Euroopa kliimapoliitikale omaks ka tulevikus elujõuda? Ja ma võib-olla võtan, kõige olulisem küsimus on see CO2 kinnipüüdmine kindlasti, sest väga paljudel viisidel, kuidas põlevkivi on võimalik ümber töödelda, see CO2 kangesti tahab ikka sinna maailmaruumi minna, eks ole. Ja sellest me oleme aru saanud ja kokku leppinud, et 2050. aastal see enam hiljemalt nii ei peaks olema, meie ettevõtte juba on öelnud, et 2045 üritame sinna jõuda, aga see mõte on see, et see on see, milles me oleme juba kokku leppinud. Ma täpsustaks üle, et kas 2045 on see, kus te põlevkivi praktiliselt enam üldse ei kasuta? Ei, kindlasti mitte, et see on väär arusaam. Et 2045 on see hetk, kus me oma tootmistegevusega CO2 õhku ei emiteeri. Ja selleks ajaks me töötamegi need lahendused välja koos siin TalTechi ja teiste TA partneritega, et me püüaks selle CO2 kinni ja põlevkiviga me plaanime ikkagi edasi tööd teha ja sellest targemaid tooted toota. Aga tagasi tulles selle küsimuse juurde, et esimene suurem suund on see CO2 kinnipüüdmine, ma räägin meie vaatest. Teiseks, mida selle CO2-ga teha, et täna see tundub, et see enam ei ole probleem, vaid pigem on võimalus. Et kui siin CO2 kinnipüüdmistehnoloogiate algusaegadel oli selline peamine plaan, mis edasi teha see, et paneme laeva peale ja saadame Põhjamerre vanasse nafta- ja gaasiauku, siis nüüd on ilmunud välja ka võimalused, kuidas sellest tegelikult kasulikke tooteid toota. Ta muutub kaubaks. Ta muutub kaubaks. Ja kolmas on muidugi siis see sama asi, mida me praegu teeme, eks ole, kus meil ka teisipäeval sai siis nurgakivi pandud uue keemiatööstuse tegemine, et see üleminek saab olema ka järk-järguline, mis tähendab, et seal kindlasti on vaja ka hästi palju teadus- ja arendustegevust teha, et me sinnamaani välja jõuaks. Ma mõtlengi, et see uues õlitehas, et Enefit Poweri juht Andres Vainolap pani sinna nurgakivi kapslisse igasuguseid aineid sisse, et natuke läks põlevkivi ka, et milline see põlevkivi osakaal nüüd milliseks ta muutub lähema 10-15 aasta jooksul? Ma ise arvan, et see ei ole kõige olulisem küsimus, et see kõige olulisem küsimus on, et leida selline miks, mis on meile kõikidele igapäevaste probleemide lahendamisel kõige kasulikum, et saada need konkurentsivõimelised targad tooted välja, sest kui me õpime seda põlevkivi targalt kasutama, siis ei ole vahet, mis see miks on. Siis ei tähenda seda, et põlevkivi rohkem ei kaevandata, vastupidi, kui need tooted, mis me toodame, on ühiskonnale vajalikud, kui me suudame seda toota selliselt, et keskkonna jalajälg on nii-öelda vastavalt meie ühisele kokkuleppele, siis läheb ju põlevkivi rohkem vaja, mitte vähem. Jah, selle CO2 kinnipüüdmise koha pealt võib-olla, et EKG on ka nagu läbi analüüsinud selle võimaluse, et tänasest tööstusest nagu CO2 kinni püüda. EKG toodab või emiteerib mingi 1,4 miljonit tonni aastas CO2, et esiteks, et selleks, et seda kinni püüda ja selle kulu, mis selleks teha tuleb, et see kuidagi ennast tagasi teeniks, et selleks peaks see kulu minema nendesse toodetesse või see peab kajastuma selle toote hinnas, mida me müüme, ehk siis laevakütuses või kemikaalides või milles iganes, et täna ei ole näha, et maailmaturul, kus sellega kaubeldakse seda laevakütust, et sinna kuskilt oleks tekkimas CO2 komponent, mis seda hinna üles viiks, kui mujal maailmas saab toota ilma või CO2 tasuta õhku paisates, et see on nagu algselt probleem, aga see jutt, et CO2-st muutub kaubaks, et see on ilus jutt, aga vaadata sisse, et sellest on võimalik loomulikult toota erinevaid tooteid sellest CO2-st, et erinevaid orgaanilisi kemikaale, kui sa kombineerid seda CO2 vesinikuga, võid toota metanooli, erinevaid süsivesinikke. Aga kui sa nüüd edasi mõtled, et sul on vaja seda vesinikku, see peab olema roheline vesinik.
kui sa tahad rohelist toodet toota. Rohelise vesiniku tootmiseks sul on vaja väga palju taastuvelektrit. Et sa tekitad selle kogu selle CO2 kinnipüüdmise juurde nagu 3-4 uut tööstust. Ja kui meie seda läbi arvutame, võtame meie 1,4 miljonit tonni CO2, siis kinnipüüdmiseks investeerime, see on võimalik, et Energiatehnoloogia Instituut on riigile ka teinud siin uuringu selle teemal, et mingi 150 miljoniga suudaks kinni püüda kogu CO2. Selleks, et seda vesinikku selle metanooli tootmiseks näiteks toota, selleks oleks meil vaja mingi 8 teravatt-tundi rohelist elektrit. Selleks on vaja investeerida 2000 megavatti meretuuleparke näiteks. Oma 4 miljardit eurot. Ja siis sul on vaja sellest rohelist elektrist toota elektrolüüseri abil vesinikku. See on teine täiendav 4-5 miljardit eurot. Ma vahepeal läks see eelarve pidamine lõhki natuke. Ma sinna tahan jõuda, põhimõtteliselt, kas me läheme, kas VKG täna varasid nagu Ida-Virumaal 500 miljoni eest ja kas VKG nagu omanikud lähevad seda 500 miljonist nagu investeeringut kaitsma 10 miljardi nagu euroga kuskile teiste tööstusesse. Et see on see küsimus, et VKG ei näe, et see on nagu mõistlik tegevus. No ma nüüd natuke fantaseerin, aga mulle see puht nagu loogilist tundub, et kui CO2 peaks muutuma kaubaks, ta õnnestub kinni püüda ja CO2 kvoot on üks suuremaid kulusid praegu põlevki elektril. Ja kui see ilus päev jõuab kätte, püüame CO2 kinni, müüme selle hea raha eest maha, siis on ju õige aeg põlevkijaamadele tööle panna. Turul on juhitavast elektritootmise võimsusest puudu. Võib selline stsenaarium kunagi võivad need jaamad ellu taas ärgata. Andres Siirde peale tükk aega rääkinud, et huumoriga. Et ma kuulasin neid juttu, sellega väga huvitav, et ma nii pessimistlik ei ole, aga ma saan sellest VKG-st kui väiksest ettevõttest maailma mastaabis aru. Aga CO2 probleem ei ole mitte põlevkivi probleem, vaid terve maailma probleem. Ja selle tõttu, kui mina nagu ma ütlesin, et aastal 1988-89, millal olin Eesti Energias ja Moskva aseministrid oli kohal ja me pidime väävliheitmed vähendama seal 60 000, 35 000 tonnile, siis oli Eesti Energia probleem, kõiki väävlipuhastus ja me nägime samasugust asja, mitte mingisugust lahendust, tehnoloogilist võimetust, seda muud ei ole teha, kui hakata sükliste koormustega katlat tegema, saime uurimistööd, kuidas siis katle kasutegurid muutuvad ja torud roostetavad sellest sükliste töötamistega. Ja ka ometi tehnoloogiline arengus viis sellele, et me proovisime ka väävlipuhatusseadmed teha ebaõnnestus Balti jaamas. Astrom oli sellel hetkel. Siis tulid keevkihttehnoloogiad ja hiljem tuli ka tolmpõletuse otsa, tulid veel õiged tehnoloogiad. Ja need läksidki käima, need tolmpõletused. Et kui ma oleksin praegu sellest 1988 aasta otsuse juures, siis meil poleks olnud seda 1000 megavatti, poleks neid väävlipuhastusi olnud, mitte midagi. Täna peame vaatama, et me uuesti ei astuks sinna jalga sisse. Selle suhtes nagu ma arvan, et nii pessimistlik ei ole. Et tõesti Eesti ei tee nii suurt innovatsioon, et me teeme esimese CO2 püüdmisena. Norra juba püüab. Ja nüüd teine, et energeetikas on muidugi toodud selline paradigma, et meil on nagu alternatiiv. Räägitakse meretuuleparkidest, räägitakse päiksest ja see alternatiiv kohe tuleb ja asendab need söe ja gaasi ja fossiilkütusejaamad. Aga samal tsemenditootjad ja metallitootjad omal alternatiivi ei näe. Ja nemad on sellesse CO2 püüdmisse läinud isegi samm kaugemale ja ma kuskil ajaleartiklis ma juba ütlesin selle. Ja ma usun, et energeetika tuleb selle CO2 püüdmis välja, sest need alternatiivid, mida loodetakse, ei tule nii kiirelt turule. Me näeme seda tänastest hindadest. See peal on, kui te vaatate statistikas, kuidas Nord Pool on tootnud elektrit tuulest, päikesest ja sellest täpselt aasta tagasi, kui hind oli 2,5 korda odavam, siis see portfell on täpselt samasugune nagu täna. Soojusjaamad, mis võrdles, saatsin sõpradele, mu sõbrad, kes siin kuulavad mind, võivad selle slaidi teile saata, kus ma vaatasin, aga hind on hoopis teine, kuna börsiga manipuleeritakse selles suhtes. Mina nii väga pessimistlik nagu ei ole selles suhtes, aga mis ma nagu ütlen selles suhtes, et täna see rahastamine, see teadusuuringud tulevad ikkagi selles suhtes ettevõtetelt, et kui ma vaatan kas või Tehnikaülikooli seda eelarvet, mis on avalik ja siis et me võtame arenguplaanidesse, et ettevõtluse raha võiks olla 10 miljonit. No natuke vist oli meil, et Renno võib komadega eksida või ütleb, kui ma väga valesti panen.
Aga siis puhas ettevõtluslepingud, mis on siis kõik utiilitased ja ma ei tea, leivavabrikud ja kõik, kaasa arvatud põlevkivi, on kuskil 4 ja 5 miljoni piiri peal, ma tean seda peast, kuna see energiatehnoloogia töötab sellega. Ja sellest on suurest 4,4 miljonist on tegelikult hästi suur osa just VKG ja Eesti Energia need otselepingud. Tegelikult täna, kas teadus jätkub või mitte, siiski Eestis sõltub hästi palju, kui palju teie siiski panustate ja teete neid lepinguid, nagu öeldakse, ülikoolidega. Ja siis ta areneb ikka nagu rakendus teaduse poole, mitte niivõrd alusteadusega. Alusteaduse jaoks me peame leidma eraldi nagu siis selle kavala, me uurime keemianalüüsi meetodite arendamist, aga võtame selle objektiks põlevkivi või kuidagi nii, siis me saame ka seda alus- ja baasuuringut nagu edasi viia selle suhtes. Ja teine, nagu me näeme, kuidas on seda muutunud, et kas CO2 läheb kaubaks või mitte. Täna, miks me seda kalsiiti siis teeme sealt tuhaväljadelt, ma ei tea, miks te tuhavälja ühte vaadate, tuhaväli 2 Balti jaamas oleks stabiilne ja sealt saaksite kiiremini kätte ja ma ei tahtnud seda enne öelda. Te olete nii kavalad, te lähete uurima ka tuhavälja 2, et te tahate sealt uusi teadmisi saada, eks ole, ma juba sain lõksust teile aru, mida te uurite seal. Et selles suhtes tuleb nagu see kesktee leida, kus kohas seal on. Nii et mina sooviksin küll, et ettevõtted ikka jätkaksid selle vähemalt siis mõtlemiseks, kuhu poole liikuda ja see teadmised, mis seal olemas on olnud, et sellest järjepidevusest kasvaks siis see uus teadmine. Ja veel üks asi, et me räägime kogu energeetika, aga tegelikult põlevkivitööstus liigub ikka täis keemiatööstuse poole. Et selles suhtes me nüüd ühineme ikkagi selle keemiatööstuse mõttelaadiga. Miks seda kalsiiti püüame kinni? Täna oli Vilmilindilt ilusti näha, muidu me võtaksime marmorit, eks ole, ja läheksime CO2 välja ja kaevandame, need ilusad filmid on. Aga nüüd on meil olemas üks jääde ja me saame CO2 ka ära sinna matta tegelikult. Teie ettekandes ja üks ainult sõna puudu, mis oleks võib-olla läinud selle 300 kuulaja peale. Meie projekt võtab CO2 ja kasutab seda ära, mida meie õhku laseme. Eks ole, me ei ole kinni püüdnud, me ei pea seda kuhugi Norrasse viima, vaid paneme oma tuha väljale ja saame puhta kalsiidi tagasi. Vist on nii see ilus jutt mulle. Jah, aga ma tuleks selle Margus Valsi tagasi, et kas ikkagi me näeme siis veel põlevkivijaamade uut taassündi või? Jah, ma enne võib-olla 2 remarki. Üks remark on nende tehnoloogiate konkurentsivõime kohta, et tõepoolest need tehnoloogiad täna ongi kallid. Ja nii ongi. Miks nad on kallid? Sellepärast, et nad on, paljud nendest on oma arenemiste algusjärgus, eks ole, et kui me võtame päikesepaneelid või tuulepargid, siis 20 aastat tagasi olid need ka nii kallid, et keegi mõelnud, et me hakkame kõik neid oma katustele panema, eks ole. Aga täna on Eestis juba niimoodi, et on 10 000 päikesepaneelidega elektritootjad selle aasta lõpuks. Ja see on okei, ja see ei ole muuseas väga kallis. Ehk tehnoloogiad, nende hinnad ajas muutuvad, kui neid võetakse suuremahuliselt kasutusele, siis ka nende oma hinnad muutuvad. Mina näiteks vaatasin eile üht uuringut, kust mina sain ka endale väga üllatavad teadmised, et rohevesiniku tootmine peaks nüüd järgneva 9 või 10 aasta jooksul minema odavamaks kui maagaasist vesiniku tootmine. Ma pean tunnistama, ma täpselt ei tea, kus see tehnoloogia tuleb või kes seda teeb, ma kavatsen selle välja uurida, aga selge on see, et need rohetehnoloogiad odavamaks muutuvad, et see on üks asi. Ehk siis ka see, mis täna tundub kallis, juba homme võib tunduda täitsa taskukohane. Ja teine remark, mis puudutab seda CO2 püüdmise mõttekust, eks ole. Me täna, mina tegelen CO2-ga aastast 2006. Olin siis noor selline analüütik, kelle ülesanne siis oli Eesti Energia kvooti natukene maha müüa, eks ole, et Eesti Energial oli tollel ajal päris palju CO2 kvoote, mis meile tasuta anti. Ja sellest ajast alates on, täna on siis 4. CO2 kauplemise faas. Esimese faasi tulem oli see, et hind läks 30-ni alguses, siis kukkus 0. Teine faas läks 20-ni, kukkus 0. Kolmas faas ta ei kukkunud enam 0. Täna on hind... Kukkus 10 peale või 5 peale. Jah, aga siiski mitte 0, see on päris suur erinevus. Ja täna on, eks ole, hind seal 60 ja 70 eurot tonnist ja me arvame, et see on väga kõrge hind. Sellepärast, et ta ei ole kunagi nii kõrge olnud. Aga kui me poliitikaid vaatame, siis poliitikad ütlevad seda, et lisaks energiasektorile, kus kogu CO2 emissioonidest on võib-olla 1/6 või 1/5, järjest võetakse sisse ka teised sektorid.
esialgu küll Euroopa Liidus, aga noh, hiljem läbi erinevate kokkulepete ilmselt ka mujal maailmas. Ja kui need teised sektorid ka tulevad, siis kujutage ette, kui teil on bensiiniauto, mis hind mõjutaks teid kasutama oma autot teistmoodi? 70 eurot tonnist. See ei mõjuta mitte midagi. Kõik inimesed sõidavad rahulikult bensiiniautodega edasi. See mõju tuleks võib-olla siis, kui see hind on 500 või isegi rohkem eurot tonnist. See oli lihtsalt näide, et ma ei argumenteeri, et homme on nüüd hind, eks ole, 500, aga ma lihtsalt ütlen seda, et nende teiste sektorite CO2 kaubandusse tulek muudab seda paradigmat, mis on mõistlik ja mis ei ole mõistlik, eks ole, tänaste hindade juures võib-olla tõesti selle tehnoloogiaga on veel ka raske olla konkurentsivõimeline, eks ole, aga kui see paradigma natuke muutub, siis muutub ka võib-olla see, mis täna või homme tundub mõistlik. Aga nüüd selle küsimuse juurde tagasi tulles, mis puudutab, et kas põlevkivi kunagi võiks veel kasutada elektri tootmiseks, ma ütleks niimoodi, et meie strateegia on ühest küljest, eks ole, selge, tähendab, me oleme võtnud selge sihi, et aastal 2030 hiljemalt asendada siis põlevkivist elektri tootmine alternatiivsete allikatega. Loomulikult never say never, eks ole, aga selle loogika on paljuski ka selles, et me näeme, et põlevkivile on targemat kasutust. See on see mõte. Jah, tehniliselt seda ilmselt saaks teha, aga kui me näeme, et põlevkivile on targem kasutus, siis oleks mõistlikum ka seda targemat kasutust rakendada. Küsimus on ka mahtudes, kui palju see targema kasutuse jaoks kivi peale läheb. Aga kui me vaatame ka neid kemikaale, mida toota on võimalik, nende turg, maailmaturg on ju üsna suur ja kuna nende enda väärtus on ka kõrgem, näiteks kui me võtame täna põlevkivi õli, eks ole, selle väärtus on 300-400 eurot ühe tonni kohta. See seab piiri, kui kaugele on mõtet seda õli vedada. Kui me võtame kemikaalid, siis need on juba 2 korda kallimad. Räägi lahti, räägime palju nendest kemikaalidest, mis on väärtuslikumad tooted. Mis tooted need on? Ja miks neid praegu veel nii vähe siis toodetakse? Neid toodetakse ka täna. Ja, kui mõtlen, ütleme Eesti Energia tulude pooled, need kemikaalid annavad suhteliselt väikse osa siiamaani. Meie täna kemikaale otseselt ei toodagi. Me nüüd oleme selles transformatsioonis, et sinna jõuda. Viru Keemiagrupis on kemikaalide osakaal ju suurem ajalooliselt, aga ka mitte õli kõrval siiski suhteliselt väike. Et kas see võiks, mille arvelt või mille tulemusel see võiks muutuda suuremaks, et nende väärtuslik... Ega Viru Keemiagrupi nimi ei tule sellest, et me toodame mingi väikese koguse fenoole ja resortsinoole, et need laevakütused, mida me täna toodame, või laevakütuse komponendid, et need on ka kemikaalid, et need on registreeritud Euroopa Liidus kemikaalidena, et see on Viru Keemiagrupp on algusest peale keemiatööstus, et me ei pea muutuma midagi, et keemiatööstuseks saada, Ma mõtlengi, et õlikomponentide kõrval toota veelgi peenemaid asju rohkem. Ma võin aidata Indrek. See on ka võib-olla levinud müüt, aga räägitakse, et hoiame põlevkivi tuleviku põlvedele või me oskame teha temast targemaid asju kui elektrit ja õli. Et mis asjad need targemad asjad on, et kui püüaks seda lahti seletada? Selles mõttes ma ei oska Eesti Energia, ma ei oska rääkida, mis nad mõtlevad, aga meie teada ikkagi 85% ka sellest toodangust põlevkiviõlist, mida siis kemikaalideks üritatakse konverteerida, jääb ikkagi mingisuguseks õlitaoliseks. Seda, ma arvan, et küsimus on ka selles, et miks me ei mõtle nii palju sellest kemikaalide poole, et me arvame, et pigem tuleks jätkata tänaste toodete tootmist tänases majandus- ja regulatiivses keskkonnas. Et seda me oskame teha ja need arendustegevuse jaoks see keskkond ikkagi ei soodusta seda, et sinna panustada selleks, et mingeid uusi tooteid hakata tootma. Ja need kemikaalid, täna toodetakse ka ju naftakeemiat toodetakse naftast. Et kui me hakkame põlevkivist tootma kemikaale, miks me arvame, et me oleme konkurentsivõimelisemad kui need naftast tootjad, nad toodavad ka fossiilset kütusest. Emiteerivad vähem CO2, suudavad ka kogu oma CO2 kinni püüda. Neil on vähem CO2, neil on väiksemad kulud CO2 kinni püüdmisele. Et see konkurentsi küsimus on kindlasti ka tuleks mõelda sellele, et kas on
on nagu võimalik olla konkurentsis, kui me toodame neid kemikaale põlevkivist. Võib-olla see suund, mida nagu Alexela või Kiviõli keemiatööstus koos Tehnikaülikooliga arendavad, dikarboksüülappide tootmine, et võib-olla need on nagu spetsiifilised ühendid, mida siis põlevkivis on nagu rohkem, mis suunda võiks nagu uurida, et tegelevad, nagu see ettevõte tegeleb sellega, see on nagu kinnine uuring, et ma kindlasti hoian pöialt, et sealt midagi tekiks, mis oleks nagu võib-olla uus võimalus selle tööstusele, aga me nagu EKG põhi nagu takistus, mida me näeme, on ikkagi et see, et meil on regulatiivne keskkond selle tööstuse nagu arendamiseks pikemas perspektiivis on täna nagu olematu. Andres Siider räägib, et meil on põlevkivi või see ENMAK või siis energiamajanduse arengukava, mis vaatab siin aastani 2030 või 35, et seal on nagu kindlad nagu asjad nagu ette nähtud. Samas meil ei ole parlamendis läbi käinud isegi see, et Eesti liigub kliimaneutraalsuse poole, et Riigikogu liikmed ei ole seda arutanud. Samas me nagu võtame seda, et see on nagu, millega me võiks arvestama, et millega me siis peame arvestama, kas me arvestame selle ENMAK-iga või me arvestame nagu sõnumitega, mis tulevad, et me liigume kliimaneutraalsuse poole, et sellepärast ka EKG on nagu välja käinud, et seda määramatuse olukorda või paremaks muuta, selleks peaks nagu Eesti mõtlema kliimaseaduse väljatöötamisele, et kõik teised, või mitte kõik, aga enamus teisi Euroopa Liidu liikmeid on nagu sellele mõelnud ja oma kliimaseadused välja töötanud, kus on nagu selgelt välja toodud, näiteks Saksamaa siis oma pruunsöe korral, et mis aastal nad selle pruunsöe kasutamise lõpetavad ja kaevandamise, ja ette näinud omad nagu siis leevendusmeetmed, et seda tööstust nagu siis kompenseerida selle tööstuse kinnipanemist. No see pall on nüüd otsed mitte veel, peab teid torkima selles seltskonnas, olete ainus parlamendi liige, et Edu Keemiagrupp juba palju aastaid räägib, nad peavad pimeduses kobama ehk toimetama määramatuses, et miks te ei saa riigi poolt siis sätestada selged, olgu nad meeldivad või ebameeldivad reeglid, aga selged reeglid? No paraku seis ongi selline, et erinevad poliitilised jõud on erinevatel seisukohtadel ja seda näitab ka iga kord debatt saalis, mis puudutab seda temaatikat, et tõsi, kui me vaatame Euroopa Liidu poolt kehtestatud eesmärkis, tegelikult ega keegi seal ei räägi, et me peame loobuma põlevkivist. Aga loomulikult me peame liikuma rohelise energeetika ja rohelise tööstuse poole ja kindlasti võib-olla siin põlevkivi energeetikal on väiksem roll, aga samas kui me suudame põlevkivist edaspidi teha nii kütuse kui ka kütuste kõrval veel midagi, mis annab kõrgemat lisandväärtust, ega keegi seda otseselt ei keela tegema, et nüüd on see küsimus CO2 püüdmine või mis me sellega teeme. Et kas me suudame seda nulli nagu tagada, et me ei saasta nii-öelda keskkonda. Aga üldiselt ENMAK meil näeb ka, et tegelikult põlevkiviga me veel jätkame ja selles mõttes pigem see poliitiline praegu surve on see, kus erinevad osapooled nii-öelda väljendavad ühelt poolt toetust, teiselt poolt vastupidi. Kui kaua see nüüd kestab siis niimoodi? Raske öelda, selles mõttes võib-olla siin ongi suurem roll teadusel, et mul tegelikult on hea meel, et ka parlamendisaalis on viimastel aegadel esinenud professorid nii Tallinna Tehnikaülikoolis kui teistest asutustest ja see debatti võib-olla sisu oli üpris teistsugune kui varem, et me rääkisime rohkem teaduspõhiselt, võib-olla vähem emotsioonide peal. Ja ma arvan, sinna poole see peab liikuma, et teaduse taga ongi meie tulevik, et kas me suudame need uusi tehnoloogiat välja arendada või mitte. Ja kui me vaatame kogu seda rohepööret ja kui me tahame Euroopaga olla eesrindlik, aga see ju nõuab näiteks, peame aru saama, ega kaevandamine ju suureneb maailmas, see tõttu näiteks. Ega see keskkonna
jaoks on ka nagu suur probleem. Meil on vaja liitiumit, kobaltit ja muldmetalli ja muid asju. Et selles mõttes siin ongi, kus see bilanss on, et ühelt poolt põlevkiviga on mõned nüansid, kui me tahame seda edasi töödelda, aga samas ka rohepöördega seoses on suured küsimärgid ja kui kiiresti see vesinikutehnoloogia, rohevesinikutehnoloogia on nii-öelda kättesaadav ja kõik need logistika küsimused ja vesiniku säilitamise küsimused, et kuidas neid lahendada. No Viru Keemia Grupp on ju vist juba mõnda aega rääkinud, et kuna see kvoodi hind on niivõrd hüplev ja spekuleeritav teema, eks, mis ei anna mingit ju kindlust, siis võib-olla oleks mõistlikum liikuda selle poole, et kehtestada Euroopas siis süsinikumaks, olgu ta kui kõrge või madal, aga ta annab ikkagi mingi ettevõttele mingi selguse. On parlamendis sellest juttu olnud, mitte või olete oma erakonnakaaslasest Euroopa Komisjoni energiavolinikuga sellest rääkinud, võib-olla mõistlikum selle teel liikuda. Ja ma mõtlen, et CO2 kaubanduse asemel rakendada CO2 maksu, mis oleks stabiilne, kindel, määratletav, olgu ta tõusev teatud sammuga, eks ole, aga ta ei oleks nii heitlik ega tekitaks ettevõtete määramatuse olukorda. Tegelikult seda teemat on Euroopa Liidus ka tõstatatud varasemal ajal, aga konsensus hetkel ei ole, sest probleem on selles, et CO2 kauplemissüsteemis on nüüd ka see nii-öelda selline spekulatiivne element ka sees, et ega see hind ühelt poolt täidab teatud eesmärki, aga teiselt poolt, kuna teatud fondid ja kauplejad kasutavad seda oma instrumendina, et seal on ka teatud osa spekulatiivsusel. Vot seda osa võiks kuidagi elimineerida, aga see nõuab Euroopa Liidul nii-öelda arutelu. Aga Euroopa Komisjoni energeetikavolinik on teie erakonnakaaslane. Jaa, aga seda otsustab, mida tema üksinda. Aga on ta sellise ettepaneku teinud? Aga meie poolt, ministri poolt on selline ettepanek ju läinud Euroopa Komisjoni praegu. Ja selles mõttes, kuivõrd tõsiselt seda arutatakse ja kui kaugele sellega jõutakse, ma arvan, see ettepanek igati sisuliselt oli väga loogiline. Puuduta veel ühte teemat õiglase ülemineku fondi. Sellega on nüüd selge või ei ole, kas mingilgi juhul on põlevkivitööstusel võimalik oma teaduse arendustegevus saada sealt toetust või kui mingigi protsendiga käib fossiilne põlevkivi sealt läbi, siis on kohe ära nullitud. Kes teab? Andres Irit sulle ütlema, oma instituudi poolt ma väga seda õiglast ülemondi ei ole vaadanud, kuna ta on regionaalne, aga Tehnikaülikooli poolt on kindlasti raha selle kompetentsikeskuse ja kolledžile. Et ma olen nagu seda vaadanud, aga pole jõudnud seda ülefondiku, seda teaduse osa nagu vaadanud, et seal oli nagu, ma näiteks ei tea, kas see Ragnar Selli töö saaks sealt rahastust, kuna sõna sees on põlevkivi mingisugusel määral, et ma pole seda analüüsinud, et ma selle peale nagu öeldakse praegu, et nagu siin on CO2 on börsil, ma selle peale praegu ei mängi. Teil on metanoli tehase projekt on seal taotlus sees, mõne? Jah, et ühesõnaga, kui on uus põlevkivi, siis pigem on tänane arusaam ei. Ja mis ongi natukene, ütleme, pehmelt öeldes arusaamatu, on see, millel see ei põhineb. Sellepärast, et isegi kui need ideed, eks ole, mida välja pakkuda Euroopa kliimapoliitikaga kokku lähevad, siis kuidagi arusaamatu on, miks nad sinna siis nagu ei sobi. Et Andres Siirdel on idee, kuidas CO2 kinni püüda, mis peaks ju väga õilistegu olema. Ka see ei tundu täna, eks ole, olevat positiivne ja see on jällegi minu selline isiklik hinnang, aga see on sellega seotud, et me ühiskonnas põrtsustame põlevkivi CO2 heitega. Kui see nii ei oleks, ma usun, et tegelikult need ideed ja need teadus- ja arendustegevused võiksid saada toetust. Praegu nagu olukord, et raha tuleb ainult nii-öelda tubade koristamiseks. Ehk see, mis on 100 aasta jooksul põlevkivitööstus prügi tekitatud, tuhaplatod, eks ole, ja aherainemäed, et selleks saab raha, aga iga muu tegevus on nagu... See, et see raha saab, on positiivne, et oleme selles ühte meelt, et see on ju väga positiivne, kui need tuhamäed ja ka kaevandus, rikastusjäägid saavad hästi ära kasutatud. Nüüd tuleks lihtsalt see teine osa sammust ka ära teha, et see põlevkivi, mis meil on ja need ideed, mis lähevad kliimapoliitikaga kokku, samamoodi saaks teadus- ja arendustööks raha.
No ma siin ütleks, et võib-olla, muidugi sellel oma tähtsus on suur ressurss ja tegelikult see, kui kitsendavad sildid sinna on külge kleebitud, et see määrab ära selle, mis sellega teha saab ja mida ei saa teha. Aga ärme, või ma tuletan siis meelde, et Eesti teadust nii-öelda maksumaksja poolt ei ole kunagi nii suure ütleme siis nii heldekäeliselt rahastatud. 1%. SKT on kasvanud, muud eluvaldkonnad on tegelikult, et see on väga terav konkurents või konkurents on nagu üks vaade, aga et sisejulgeolek, siis kõikvõimalikud teised teemad, alates meditsiinist ja lõpetades sotsiaalse turvalisusega, eks ole, et kõik need teemad on kogu aeg ju nii-öelda laual. Mina vaatan mitte natuke, vaid tegelikult tulenevalt oma ülesannetest seda ka pilguga, et kui teadusel läheb hästi, kas ka kõrgharidusel läheb hästi ja tingimata ei saa sellele alati vastata, et nii see on. Aga oluline on see, et teadus-arendustegevusse on tegelikult viimastel aastatel tulnud märkimisväärselt uusi vahendeid juurde ja see ei pea tingimata tulema õiglase ülemineku fondi rahastust. Ja mõned arvates oleks väga hea, kui tuleks, teised arvavad, et ei peaks. Eks ta võtab selle kusagilt mujalt raha ära. No jah, nii see on, eks ole, aga et see ei ole nii-öelda kõige võib-olla kessem küsimus. Aga mängiks läbi veel, oletame, et 50 miljonit arendusraha tuleb Eesti Energiale, tuleb Viru Keemiagrupile, tuleb Tallinna Tehnikaülikoolile põlevkivitööstuse jaoks. Mida oleks vaja uurida? Mida sellega teeksite? No mina nüüd 3 arengusuunda siin vestluse alguses nimetasin ära, kus me näeme, et kus ilmselt see väärtus oleks kõige suurem ja relevantsem. Remargina võib-olla seda, et miks õiglase ülemineku fondist on mõtet rääkida, on see, et see ongi sellele piirkonnale, kus me siin täna oleme mõeldud. Ta ongi selleks mõeldud, et selle piirkonna see tegevus muutuks siis nii-öelda konkurentsivõimeliseks pikaajaliselt, eks ole, et ta tundub olevat sobilik, läheb selle missiooniga. Ja sellega ma ei vaidle, see ongi selle asja mõte ja ta peabki leidma rakendust just maksimaalselt sel viisil, mis aitab nende nii-öelda piirangutega seoses, ma ei tea, siis tööjõustruktuuri või uute teadmistega seotud nii-öelda väljakutseid lahendada. Ma mõtlen korraks, see üks huvitav koht siin ma kardan, ma jään üksinda, ei ole muga nõus, aga et mida ma selle 5 miljoniga teen, et teadlase pole kunagi antud niiviisi, et sul on raha ja nüüd ma saaksin midagi teha. Meil on 2 võimalust saada teha. Ühed on see, et ettevõtted tellivad ja siis tuleb ka veel riigihankes selle ettevõtete töö üles. Me konkureerime oma vahel, et kes teeb. Lähteülesanne on ettevõtted kirjutatud. Ja nüüd, kui tuleb see maksumaksja rahastus, siis ma kirjutan ise selle projekti taotluse, mis läheb hindamisele välisekspertidelt, pannakse hinnet, siis me oleme kõik seal omavahel riidu. Sellist võimalust, et ma nüüd saan ise öelda, et mul on 50 miljonit ja saan peale tegema, ma pean hakkama vaatama, kes seda veel taotlevad, keda ma üle kavaldan, kuidas ma seda taotlust kirjutan, kui palju ma panen palkasi, kas seal on ette nähtud käibemaks kuluks või mitte. See on tegelikult teadlastel on 50% aega tegelikult kogu aeg manageerida oma seda teadust, noori ettevõtted, et sellist see on üks asi, et sul on raha ja saad pigem on küsimus selles, et kus on mingi selline valdkond, kus on tunda, et seda oleks vaja rohkem uurida, aga pole raha. Aga siis üks koht, kus ma on jäänud, et tulen riigikogulastele kaitseks, et te olete ka nagu kaitsetud. Ma lähen Riigikogu leheküljele ja stenogrammis näen kõik, mida te olete ütelnud, kas heast tahtest või ägedusest ja kõik on öeldud. Kõik te väga ilus lause oli. Vaadake sealt järgi kogu nime. Teadlased on veel kaitsetumad. Ma usun, et täna need 300 inimest, kes siin jälgivad, on käinud etises ja vaadanud Andres Hirde, millal ta sündinud on, mida ta lõpetanud on, mis viimased publikatsioonid on. Me oleme täiesti kaitsetud sellest andmete asjadest, mis projekte ta on teinud, kes see projektide peal need isikud on, eks ole. Tegelikult see, mida me selle maksumaksjate raha eest teeme, kui palju me aparatuuri on ostnud, missugustest rahadest me aparatuuri ostnud, on meil kõik absoluutselt avalik ja me võiksime teha sellest
siis analüüsi, missugused sektorid saavad seda 1%, missugused jäävad nagu vaese lapse ossa, kuhu vajatakse veel juurde saada. Et ETIS on see koht, kus tegelikult teadlased on, kui ma ETIst üks päev ei täidan, ma olin öösel tulin Saka hotelli, mida te arvate, mida ma eile õhtu viimasena tegin, täiendasin oma ETist oma uute publikatsioonid, need olid jäänud ünarusse, osa projekti on ka sisse kandnud. See on teadlaste nagu sportlastel, et sa pead dopingu kohta kandma, kus sa asud ja mis sa teed. Kogu aeg, kui sul seda üks päev jätad ETisse tegemata, oled turult kadunud. Kurb lause tõesti. Ja nüüd üks küsimus jäi tegemata, et mis on need kemikaalid ikka. See lause mul kogu aeg ootasin, kuna ma saan sõna. Et see on 30 minutit veel aega. Saad hakkama. 20 saaks hakkama. Saan hakkama. Vaatake, mina lapsepõlves, kui olin 7. klassis, siis maksis kilekott 5 rubla. Isalt oli vaja nuruda 5 rubla. Mustalt turult sai. Ja mustalt turult kuskil, keegi oli kuskil sealt mingi Iru hotellis kuskil soomlase käest prügikastist välja võtnud. Ja see suur uhke värk. Siis oli see, et kasutage ühekordse topse, ärge kasutage vett ja raiskate ja rikute loodust. Paradigma on muutunud. Nüüd, kui ma võtan ühekordse topsi, siis need noored rohelised tulevad ja viskavad mind kividega, eks ole. Nüüd on teistpidi. Ja mina ka ei tea, kumb siis õigem on, kas ühekordne tops või vee raiskamine, eks ole. Kuna ma tean, kes tegelesid Ülemiste järve puhastamist ja värkidega, kui raske on seda vett puhastada, perekondlike kogemust pean, et paradigma on nagu muutuvad. Ja nüüd kas see keemiat, kui mina tahtsin tossupommi teha koolis, lapsed ei tohi kuulata, siis ma panin ühe asja õue paberisse ja toss oli kohe olemas. Tänapäeval, kui see laps paneb selle asja õue paberisse, siis läheb maja põlema. Ehk kemikaalid kogu aeg ka muutuvad. Et see, mida täna vajati või eile vajati, seda täna vaja ei ole ja oma hoopis uus aine ja mis on leitud. Nii et see kemikaalide konkurents käib ja olles jälle sellist keemikute perekonnast või backgroundi mul ei lubata enam öelda, et oma venna kohta, et tippkeemikuna ta ütleb niiviisi, et täna saan jälle pahandada, et anna mulle seda metanooli või metaani, ma sünteesin sulle, mida sa tahad, aga ära küsi, kui palju see maksab. Et kõik on nagu võimalik, aga tõesti see majanduse koht, nagu sa ütlesid, konkurents nafta ja selle vahel peab olema nagu tasakaalus. Eks sa pead leidma selle koha, et sa suudad seda oma ainet ja seda müüa, nagu öeldakse, siis vajaduse järgi ja te peab olema ka konkurentsivõimeline siis selle maagaasi ja nafta peale. Kui me vaatame, millised on maagaasi ja nafta hinnad ja kus need varud tulevad, siis see nišš võib-olla ikkagi on olemas siin mõnes mõttes. Et ma väga pessimistlik ei ole, aga eks selleks tuleb tööd teha ja aega on minna ja ka kõik teed ka alati, mõned on ka tupikud. No muide meenutan, et eelmise aasta konverentsil ju VKG-st oli väga sisukas ettekanne just nimelt REACH-i kontekstis, eks ole, et siin on oma regulatiivne mõõde ka, kuidas kui keeruline või kallis uute kemikaalidega turule on tulla. Et seda ei tasu alahinnata kindlasti ja siin on seda oskamist ja teadmist on meil pigem vähe kui ülemäära palju. Ma tulen siia juurde, et kui te võtate mingisuguse lihtsaine, sama metanool, kui lihtne on seda REACH-ina reguleerida, üks ainuke metanool ja kõik. Aga kui me hakkame nüüd põlevkiviõli minema REACH-ina tegema, siis üks analüsaator teeb siis kuskil kromatograafi, kuskil ta kummutatakse üles, kondenseeritakse ja nüüd, kui ma uuesti hakkan mõõtma, ta ei ole üldse enam see aine on juba muutunud. Selles suhtes müts maha, kes on suutnud need põlevkiviõli üldse REACH-ini viia ja need nagu teha, et nagu teha, see on üks konkurentsi raske ja keeruline ülesanne üldse. Viidu keemia epoliim ikka teeb veel? Minu teada ei tee. Aga selles mõttes Viru keemia grupp on nagu lähtunud puhtalt sellest, kui me räägime õiglasest üleminekust ja selle rahastamisest, et nagu sellest, mis seal regulatsioonis kirjas on, et seal tegelikult on otseselt kirjutatud, et fossiilsete kütustega sealt tootmist ja toetamist sealt ei tohiks teha, et seal on küll mingi erand, mingitel eranditlikel juhtudel võib, aga Eestis on kõik fossiilsete kütustega seotud projektid sealt välja visatud esialgses plaanis, ja seetõttu VKG on täna ikkagi pigem nagu selliste uute arendustega või siis täitsa uute tööstuse poole liikumistega sinna nagu ettepanekuid teinud. Aga milles, põlevkivi on ju uuritud juba 100 aastat ja siin vaatasime Indrek Kaarna vanaisa kuulsat skeemi, et kus võiks peituda veel mingi põlevkivi eureka, mille on see võib veel olemas või see on selline peenhäälestus praegu, et suurt rohkem polegi võimalik midagi välja võtta.
Andres Sirt ütleb, et ma arvan, et kindlasti on veel, aga noh, seda on raske ette öelda. Minu jaoks isegi see Ragnar Selli töö, mida te siin esitate, on selles eureka, et nagu käisin ka alles sellest tuha väljal ja nägin ka neid valgeid ääri, eks ole, ja tuli kohe peale. Et miks mina selle peale ei tulnud? Ja see oli väga heatahtlik lause teile, et noh, et kus see eureka tuleb ja siis te suudate seda ära teha, et selles suhtes, nagu ma ütlen, et kuna maailm vajab see, mida täna vajas, ei vaja ta enam homme ja homme vajatakse midagi uut, et selles suhtes ja kuna see põlevkivi on nii keeruline, ta on see Ülo Lille, kes on uurinud seda struktuuri ja siiamaani põlevist struktuuri õieti kokku lepitudki. No Üle Lille viimase Oisin artikli ütles ja nüüd on see lõplikult uuritud. Ma ei tea, kas ta on lõplikult, see struktuur, ma mõtlen, mis seal on. Ja nüüd ma pean selle struktuurist hakkama midagi tegema. Ja kui palju me uurisime, alguses ma mõtlesin, et selle kerogeeni rühmas samamoodi, et me saame termobituumine kätte, siis on mineraalus ära läinud ja siis on hea lihtne teha. Siis ma saan sellest orgaanikast, kerogeen on muutunud termobituuminiks, küll kemikaali, õlis ja kõik tuhkagi ei saanud, kuna struktuur ei lõhutud. Et me tegelikult peame selle põlevkivi struktuuri omadustega edasi liikuma ja uurima, mis selle struktuurist ja kuidas seda muuta. Olgu see läbi pürolüüsi või siis otse mingisuguste kemikalikade töötlemisega. See on see koht, mille peale mina siis 150 miljonit võib-olla hakkaksin kasutama, mõtlema neid lähteülesanded, kus on see ratsionaalsem ja milline tee tundub olevat kõige niisugune tulevikuvaatelisem ja milline on ka konkurentsivõimeline siis naftakeemia ja muude juures. Kuivõrd populaarsed põlevkiviuuringud praegu maailmas on? Ma mäletan veel 10-12 aastat tagasi, kui käidi põlevkivi sümpoosiumidel Ameerikas ja Kanadas ja oli nagu sõnum selles, et kõik maailma suurkorporatsioonid on pööranud oma huvi põlevkiviuuringute vastu. Mis praegu toimub? Kas tänane üritus on maailmas ainuke põlevkivikonverents sel aastal või on mõni veel? Ei, sellel aastal vist ei ole. Jordaanias vist ka praegu ei ole. Jordaanias oli eelmine ja ma olen Oiseli ajakirja peatoimetaja, mis on Teaduste Akadeemia kirjastus oma. Artiklite arv väheneb siiski. Me 4 korda aastas ilmume, igas ajakirjas on kuskil 5-6 artiklit ja artiklites moodustab suhteliselt suur ülekaal Hiina artiklitest. Hiina artiklite arv on ka vähenenud ja on siis ka muud, aga on ka nüüd Rootsi üks artikkel oli sees siin ka 20, on vähenenud. Ja samal ajal on läinud maailmas kirjastamine muudes ajakirjades ka rohkem. Nüüd on Open Access avatud ajakirjandus ja natuke teismoodi. Et võib-olla siis, me oleme jälle maksumaksjate ajakirja seda reklaami, siis mujal maailma on nagu raske teha. Ja kuna ta on niši ajakiri, siis teadlasi indekseeritakse, ma pean kirjutama, nagu öeldakse, maailma kõige paremas, kõige rohkem tsiteeritud ajakirjas, et kutsuda nüüd kedagi tegema siia. Meie Eesti ajakiri on jälle väike, aga see annab ülevaate. Aga samas oleme jälle teadlased nagu kaitsetud, me lähme Web of Science'isse, Scopus'e, paneksin sinna peale oil shale ja aasta arvu ja hakkan vaatama, ma saaksin selle arvu kätte. Ma võtan selle uuringu, kui palju on viimase aasta jooksul põlevkivi teemalisi artikleid, palju vähenenud suuremaks. See oli hea koduülesanne mul, ma proovin mõne nädalaga selle ära. Siit võiks ju edasi küsida, et millal võiks mõni põlevkivi uurija saada Nobeli preemia? Mida ta peaks siis selleks tegema? Ta peab selle pealkirja panema nii keerukaks, nagu tänavastased Nobeli preemia saatsed, et asümmeetriline katalüsaatori süntees või kuidas ta seal oli, aga mina ka ei suuda seda uuesti korrata, aga ma tean, mida nad teevad. Eks ole, seal see Tõnis Kanger ja nende teemad on sarnased, et ma arvan, see on ikkagi selle kemikaali ja kerogeeni ja sellest mingisuguse produkti või katalüsaatori välja töötamine, mis töötaks siis maailmas kuskil hästi edasi. See peab olema, või siis mingi analüüsimeetod, mis aitab seda analüüsimeetod, mille uurimisobjekti aluseks oli siis või väljatöötamise aluseks oli põlevkivi ja tema kerogeeni uurimine. See võib-olla võiks tulla. Aga ma selles kartuses, et äkki aeg lõpeb otsa ja seda sõnapaari keegi välja ei ütle, siis ma ütlen ise välja, et muidugi on oluline teada, kuidas me muu ilma suhtes seisame ja kas või see, mida Andres Siirde just praegu rääkis, kuidas meie teadlased tsiteeritakse ja see tõsiasi, et kas põlevkivi teema maailma mastaabis nagu pakub rohkem huvi või vähem huvi, et see on kahtlemata oluline, aga see sõnapaar, mida ma tahaks öelda, on rahvuslikud huvid. Et kui see on meie rahvuslik rikkus, siis me ei peaks sellest väga kergekäeliselt ja igal juhul mitte 10 korda või 100 korda kaalumata lahti laskma. Et seda tuleks hinnata ikkagi selgelt Eesti enda huvide kontekstis, kuivõrd ühe tegevusega on otstarbekas jätkata või sellest loobuda. No Margus Valts, et
teisipäeval vist Auveres oli juttu sellest, et ka päris mitmed maailma suurettevõtted on tundnud huvi selle pürolüüsi vastu ja ka kogu selle Enefiti vastu. Jah. Milles see konkreetsemalt väljendub? No, ja mida see kaasa võib tuua? jah, no üks nagu suur arengusuund on see ringmajanduse põhimõtete kasutuselevõtt, eks ole, see, et me hakkame nii rehve kui plaste kasutama. Ja eriti plastide juures tundub, et see pürolüüsi tehnoloogia on, maailmas nähakse seda kui peamist tehnoloogiat, millega need täna mitte kasutatavate jäätmeplastide probleeme ära lahendada. Ja seal tõepoolest see huvi on päris suur ja tegu on maailma suurkorporatsioonidega, eks ole, kes samamoodi täna otsivad lahendusi, mida siis nende plastidega teha, mida võib-olla olenevad kohast 50 või 15 aasta pärast enam ei tohi ära põletada. Ja. Ma mäletan aastat 10 tagasi umbes teda pasti mingid luuraid seal Auvere kandis. Ja kas neid viimasel ajal ka liigub ikka? No, see on nagu ühelt poolt hea, teiselt poolt maha. Aga kui ei ole, siis ei ole pointi. Ütle, kui kaugel me sellest oleme. Anna perspektiiv. Ma arvan, et täna me oleme selle teekonna alguses. Me ju ise täna ka tööstuslikult veel plaste ei kasuta. Me täna alles teeme pabereid selleks, et hakata kasutama. Me täna oleme, eks ole, esimesed laborikatsed läbinud, me oleme lõpetamas järgmist katseseeriat ja siis taotlemas luba selleks, et saaks tööstuslikult testima hakata, nii et me oleme selle teekonna alguses, aga need andmed, mis meile siiani on laekunud, on äärmiselt palju lubavad. Ja see huvi on ka päris, et me räägime sellistest ettevõtetest, kes on teinud selle petrokeemia tööstuse selliseks, nagu nad täna on. Need samad ettevõtted on selle tehnoloogia nendesse tehastesse tarninud, nii et see on julgustav. Kuidas läheb Jordaanias, et see oskusteave, mida õnnestus ju maha müüa, see elektrijaam seal vist toimib? No elektrijaam tänaseks on esimesed megavatt-tunnid elektrivõrku andnud, kaevandus on valmis ja praegu käib käivitamine. Ja ma võin veel mainida, et kuigi see ei ole nüüd teadustöö, eks ole, see on pigem kasutuselevõtt, siis on huvitaval kombel on teistes riikides ka peale Hiina, meie loomulikult ka, aga peale Hiina, kus ettevõtted reaalselt ise kulutavad raha selleks, et põlevkivi arendusi finantseerida. Et ma praegu enneaegselt veel ei hakka hõiskama, aga on ettevõtteid, kes sellega päris tõsiselt tegelevad ja korraliku summasid kulutavad ja näevad selles perspektiivi. Küll on tõsi see, et ka nendele on oluline see, et oleks see ringmajanduse element. Et see trend maailmas tundub olevat üldine, et ainult põlevkivi kasutada ei pruugi olla hea mõte, kui sa CO2 õhku paiskad. Et kui sa CO2 õhku paiskad, siis sa pead seda tehnoloogiat kasutama mõne olulise probleemi lahendamiseks, näiteks selle sama plastiprobleemi lahendamiseks. Aga kuidas tõmmata ikkagi põlevkivi teaduse vastu nooremaid inimesi, kui see üldine olukord on selline määramatu, nagu me oleme kuulnud täna, mis on need magnetid, mis tooks? Või me peaksime üldse vaatama seda põlevkivitööstuse tunduvalt laiemalt kui varem. Ja leidma ka mingit sellele nähtusele ka natuke teistsuguse sõna, jättes selle rahvusliku rikkuse väärtuse kuidagi alles. Ega see, võtan kohe sõnasabast kinni, et me oleme siin nii kolledži kui kompetentsikeskuse kui TalTechiga just hiljuti kohtunud, rääkisime ka täpselt samadel teemadel, eks ole, et üks suur väljakutse, mis me näeme, on see, et kuidas noored inimesed seda teha tahaksid, aga ega see võti ikka üsna palju on selles kommunikatsioonis, et tuleb käia, rääkida inimestega, kohtuda, neid lugusid jagada, külla kutsuda, eks ole, et nad näevad ja ise tunnetavad, et see on päris asi, et see on neile üks võimalik väljund. Ja loomulikult seda üldist kuvandit tuleb ka nii-öelda muuta, et see, kas see on mingite terminite muutmine kuidagi, ma arvan, et see on hea küsimus, eks ole, aga see rääkimine on ikkagi see rohi, kuhu me oleme välja jõudnud. Te ju räägite ka, et mitte ei tee õlitehast, vaid kuidas see õige nime? Keemiatööstuse nurgakivi. Ja te ei tee mitte tselluloositehast, vaid biotoodete tehast, eks?
aga no, muidugi tuleb rääkida, aga ma siia juurde paneksin ikkagi mingisugused teised, ütleme, et see, kuidas avalikkus näeb neid põlevkiviga ja jäätmetega seotud küsimusi, sõltub suurel määral ära ka meist endist. Kõikidest süsteemi osapooltest, kuivõrd ettevõtted näevad selles enda ülesannet nii-öelda või oma rolli. Ülikoolidel, teadlastel on siin kindlasti hästi suur osa. Ma arvan, et ka me ei ole seni võib-olla tegelenud piisavalt õpetajatega. Et õpetajad on kahtlemata koolides oluline roll nende väärtuste kujundamisel. Ja kui õpetajad kannavad mingisugust ütleme siis sellist hoiakut, et tegu on musta ja saastava tööstusharuga, siis on üks olukord, kui nad mõistavad selle tähtsust ja näevad selles ka neid võimalusi, millest me just praegu oleme rääkinud, siis on läbi õpetajate võimalik mõjutada ka neid noori, kes täna koolis käivad. Ja võib-olla ma ei näeks seda nii kitsalt, et nii-öelda huvi põlevkivi sektori vastu. See kahtlemata on oluline teema, aga ütleme, suures plaanis on ka ikkagi meil Eestis küsimus tehnika ja tehnoloogia spetsialistide olemasolus või puuduses. Et kes selle vastu sügavamat huvi tunneb, võib kindlasti leida päris palju argumente ja nii kvalitatiivset kui kvantitatiivset analüüsi OSKA raportites. See on üks tänuväärt lugemine. Ja see tegelikult räägib meile sellest, et nüüd, mis üldse on selle tulenevalt nendest demograafilistest muutustest nii lähemal ajal kui ka pikemas vaates juhtumas. Et see, mis puudutab siis õpetajaid, insenere, meditsiinipersonali, siin ilmselt me on jõudnud nagu laiemalt avalikkuseni see arusaamine, et midagi tuleb kiiresti ette võtta. Ja siin ma ministeeriumi poolt saan ka öelda, et on ka kavas spetsiaalsed meetmed, mis aitavad seda puudust leevendada. Sarnaselt IT-akadeemia. Kui mõtleme 10 aastat tagasi, kuivõrd hädas IT-ettevõtted olid oma nii-öelda spetsialistide leidmisega, siis kutsuti ellu vastavad meetmed, kuidas noori rohkem saada IT-sektorisse ja me täna näeme, et need on toiminud. Seal on terve hulk teisi põhjuseid ja taustsüsteem on võib-olla ka mõnevõrra teistsugune, aga midagi sarnast, toetudes sellele IT-akadeemia positiivsele kogemusele, tuleb rakendada ka õpetajate ja inseneride osas. Ja siis see küsimus, et see energiatehnoloogia ja keemiatehnoloogia ja võib-olla mõned teised tehnoloogiad veel, mis selles nii-öelda rohepöörde kontekstis on eriti olulised, peavad ilmselt saama asjakohast tähelepanu. Et objektiivselt on olukord keeruline, et kui nendest nii-öelda suurte sündidega kohortidest 50-test, 60-test, 70-test on tööturult nüüd inimesed lahkumas, iga aastaga jääb 6000 inimest vähemaks, eks ole, siis ongi objektiivselt meil see probleem, mis erineva teravusega nüüd ühes või teises kohas ennast ilmutab. Ja seda teadamaks see konkurents valdkondade vahel läheb, eks? Nii see paraku on. Aga see ütleme, võib-olla üks nagu positiivne mõte, et kui õnnestub siduda see nii-öelda üleilmse plasti probleemile lahenduse leidmine just sellega, millest Margus siin mõni minut tagasi rääkis, eks ole, see on ju väga, väga tugev sõnum. On terve nii-öelda Euroopa missioon, puhtad ookeanid, eks ole, kus see plasti
plastiprobleem nii maal kui ookeanides on ju kerkimas ikkagi väga, väga tõsiseks probleemiks. See on kõikvõimalikud lahendused, mis selles osas kaasa aitavad, aitavad ka seda avalikkuse hoiakut. Et see oleks väga liigutav lugu, kui saaks Enefitis rääkida, kuidas me kunagi olime räpased ja tootsime sellist põlevkivi, jätsime maha suured lademed, poolkoksi ja aherainet ja tuhka ja nüüd me lahendame hoopis keskkonnaprobleeme ja töötleme maha jäetud plasti vajalikuks kaubaks. Ja, see osa on õige, et me soovime seda meie tehnoloogiat rakendada siis probleemide lahendamiseks. Mitte võiks kasutada seda lugu siis ka oma kolleegidele. No, minu meeles, kui ma vaatan, et kui põlevkivist räägime, siis on neid skeptikuid ja neid, kes ei räägi väga hästi sellest. Kui ma vaatan näiteks seda statistikat, millised on kõige usaldusväärsemad ettevõtted ja kuhu kõige rohkem tahetakse tööle minna, siis Eesti Energia, kui mitte esimene, siis vähemalt esikolmikus kogu aeg. Et siin ongi see, et tegelikult Eesti Energia kuvand on väga hea, selle meie maavara töötlemise tulemuse kuvand ei ole kõige parem, et selles mõttes kuidagi lahku lähevad need asjad. Ja siit ongi see küsimus, et miks kui Riigikogu liikmed, kes eeldatavasti ka ikka riigieelarvet loevad enne vastuvõtmist, eks ole, ja saavad ka nagu aru, millise panuse annab ikkagi riigi tuludesse ka see sektor, eks ole, miks siis nendest niivõrd paljud on skeptilised selle majandusharu suhtes? Ma arvan, see tuleb seda dünaamikat vaadata. Kas see on lihtsalt hirm, et osa valijaskonnas suhtuks nendesse sellisel halvasti, kui nad võtaksid teistsuguse hoiaku või midagi muud? Kindlasti kogu see rohelise majanduse temaatika on väga populaarne hetkel ka poliitikute seas ja ausalt öeldes, kui me vaatame dünaamikat, siis põlevkivisektori ettevõtetel on tegelikult väga palju juba tehtud, väga palju on muudetud kaasa arvatud Eesti Energial. Ja kui me vaatame nende strateegilisi plaani, siis ega nad ju hakkavadki üha rohelisemaks ja rohelisemaks minema, et vaatame näiteks viimast aktsiate nagu väljapanekut, et suure üllatusega nad läksid nagu soojad sajad nagu suure kiiruga. Enefit töötab hästi, jah. Et siin ongi see, et kas me tahame nagu jätkata või me tahame meie kompetentsi ja meie nagu väärtusliku maavara lihtsalt jätta sinna, kuhu see on hetkel. See ongi see küsimus, kus poliitikutel on erinevad arvamused. Ja meie toetame pigem seda, et me koos teadusega, koos ettevõtetega püüame ikkagi seda lisandväärtust veel luua ka järgmistel perioodidel. Ja nii kaua, kui meil ei ole parimaid lahendusi ei energeetikasektorites, et ütleme, me saame nagu toota nii päikesepaneeliga kui tuulikutega energiat, aga kui meil tekivad küsimused, mis on seotud sageduse hoidmisega, kui meil tekivad küsimused selle reguleerimisega ja vajadusel reservvõimsuste tööle panemisega, ega meil hetkel alternatiivi ei ole. Ja nii kaua, kui meil seda alternatiivi ei ole, minu meelest me ei tohi nagu jätta nagu kasutamata seda, mis meil hetkel töötab ja hästi töötab. Ja eelmine talv tegelikult seda tõestanud, et Eestil keegi vist eriti ei märkanudki, et tegelikult probleem oli juba ukse tagana. Ja meil võiks olla sama probleem nagu Rumeenias või siin. Probleem üleminekul 25. elektritarbimise režiimile. Mis tähendab, et kogu aeg elektrit ei ole. Ma ütlen paar sõna vahele, et siin oli teadlasena või kogu aeg, et kus me teame või et see et põlevkivi ongi nagu paha. Mul üks lemmik, mõni ütleb kirjanik, aga minu jaoks lemmik filosoof Voltaire ütleb, mida rohkem sa tead, seda rohkem sa oskad öelda ei. Seda sa ei tea. Ja täna, kui me ütleme põlevkivi kohta, ta on paha värk, siis minu jaoks ongi teadmiste puudumine. Ma toon üks näite, mis võib-olla ei sobi ka täna praegu välja öelda, aga tühja ka. Et ma mäletan seda aega, kui oli Afganistani sõda ja Nõukogude Liidus hakkas Ameerika boikott tulema. Ja mul on see silma ees see kaader, kus Vremja reporter küsib tänavalt, et mis te arvate sellest viljaboikotist seal meie Nõukogude Liidu vastu. Ja vastus on,
ei huvita, me võime ka makarone süüa. makaronid on kartulist, eks ole. Kõige tähtsam on see teadmiste saamine ja mida rohkem sa teada saad, seda vähem sa teada saad. Edasi minek, et see ongi see teadluse ja kui siin oli juttu, kuidas noori teadluse tuua, ega rahaga kindlasti ei meelita. Ma arvan, et muusikuks ei lähe inimene, et ta mõtleb, ma nüüd viiuldan saanud rikkaks, et ma arvan, et seal peab olema ikkagi teatav niisugune pühendumus seda teadusse minekul ja see kasvab välja siis ülikoolist, ülikooli laborites, kus ta näeb, et ta võib midagi nagu luua, midagi saavutada ja sealt see areneb. Aga muidugi see majanduslik ja see karjäärimudel peab ka vastama sellele, et noorel tekib selline tahe siis seal olla. Ütleme, kui talle viiuldakse, et ta ei lähe siis viiuldama kuhugi, ma ei tea, pulmadesse või matustele, vaid ta tahab ikka sinna orkestrisse jõuda. Ei, no pulmas viiuli mängimine on ka väga tore asi. No, see on niisugune, ma nimetaks altuuraks. Ma siin segan selles mõttes vahele ütlen, et see järgmine või käimas olev teadus-arendustegevuse innovatsiooni ettevõtluse strateegia tegelikult panebki fookuse teadmussiirdele. Et selles mõttes need teadmised, mis luuakse, siin on hästi palju erinevaid tahke, aga ja võib-olla täna ei ole see koht, kus sellest pikalt laialt rääkida, aga põhimõtteliselt, et me saaksime pisut paremini käima selle liikumise nii-öelda ülikoolidest ettevõtetesse ja ettevõtetest ülikoolidesse. Nii-öelda, et see eeskätt, kuigi see on kõik õige, et ülikoolides valmistatakse ette spetsialiste ja rakenduskõrgkoolides ja kutsekoolides valmistatakse ette kaasaegsete oskustega inimesi, aga nii-öelda need, kes õpetavad, järjest suuremaks väljakutseks kujuneb ka ise nii-öelda selle kaasaegsete oskuste hoidmine ja omandamine. Ja tegelikult kõik, kes on natukene maitsnud mingit teist leiba, tulevad tagasi ja tegelikult oskavad näha seda mõnevõrra teises perspektiivis ja on ära õppinud nii-öelda teise keele. Et ma ei mõtle siin nüüd kitsalt nii-öelda lingvistilisi võimeid, vaid mõistavad seda vaatenurka, mida ettevõte viib, kui me räägime teadlasest, kes käib aasta või 2 ja annab oma panuse mingisuguse teadus-arendustegevusliku probleemi lahendamisel ettevõttes ja vastupidi, et väga soovitav oleks, kui tegelikult ettevõttes töötavad inimesed saaksid võimaluse omal moel ja nii-öelda osaleda ka haridustegevuses ja miks mitte ka teadus-arendustegevuses. Siin vahepeal vaatad, on üks repliik tulnud, et Ivan on kirjutanud, et kliimaneutraalsus on küll Riigikogust läbi käinud Eesti 2035 koosseisus, aga energiamajandus arengukava on uuendamisel. Kas saalist on mõni ja Eho Breivel tahab küsida? Riho Breivel. Ka Riigikogu liige ka tegelikult. Riigikogust ja samuti sama, kuidas öelda, toetusrühma liige nagu Tiimagi. Ja siit tulebki minul selline mõtte praegu, et me oleme nagu mingi sektantlik organisatsioon, kes käime koos, need 300 inimest ka, kes veel vaatavad meid pealt. Me oleme kõik ju, ärme nimeta põlevkivi välja, ütleme selle usku. Ja me usume, et me jätkame kaevandamist ja leiame lõpuks läbi teaduse selle õige lahenduse ka, kuidas teda optimaalselt kasutada. Aga nii kaua, kui me käime ainult omavahel koos ja kõik need räägime, kes me usume sellesse, siis see jääb kitsaks. Mulle meeldis just see jutt praegu, et läbi haridus see ja läbi õpetajate peaks seda asja ajama. Võib-olla tõesti, et läbi haridusministeeriumi peaks selliseid üritusi rohkem korraldama koos pedagoogide ja põlevkivi kompetentsikeskusega tegema selliseid arutelusi ja kutsuma teid kõik, kes te olete tegelikult väga tugevad spetsialistid ja siin ka selja taga ja rääkima tegelikult seda olukorda, et see ei ole nii lootusetu ja põlevkivi on meie ressurss ja tänu sellele me jõuame lõpuks ka kõige ilusamasse tulevikku, kui me seda õigesti kasutame. Et ma arvan, et kas te olete selle poolt, et laiemalt üldse seda asja minna välja sellest 300-400 inimese seminarist? Aitäh! Aitäh, nii et ettepanek on vähemasti
Saku Suurhall kinni panna järgmine aasta. Ma siin juba varem juba ühele vestluspartnerile ütlesin, et üks kindel viis seltskonnas paanikat tekitada on kinnitada, et ärge paanikasse sattuge ja kõik on hästi. Et tegelikult me peaksime võib-olla, kui me oma nii-öelda põlevkivist või siis nendest tulevikuperspektiividest rääkima, ise ka loobuma sellisest ütleme, minoorsest varjundist. Et kui sõltub nüüd sellest, et kellel milline perspektiiv selles küsimuses on, et kui see on väga välja kujunenud ja see on taotlustik, siis on üks olukord, aga kui alles otsitakse vastuseid nii-öelda keerulistele küsimustele, siis ütleme, kõigile kinnitada, et see ei ole, et ma isegi ei oska seda väga hästi sõnastada, aga ütleme, et kui küllap te mõistsite seda, et kui me kinnitame, et nii ei ole, siis vahel võidakse seda tajuda hoopis teistmoodi. Et räägime siis, kuidas on, mitte ärme kinnita, kuidas ei ole. No küsikski lõpetus kõigilt ühe sellise optimistliku prognoosi ka, et kui palju kasutatakse põlevkivi Eestis 10 aasta pärast, mitu miljonit tonni? Kes tahab esimesena pakkuda? Kõik paneme kirja muidugi. Margus on. Teil on kõige suurem osamus. Nojah, ma arvan, et üle 10 miljoni tonni, aga palju nüüd täpselt, ma ütlen 10,5 siis. Mina hea meelega selles nagu ennustusmängus ei osaleks, et ma olen harjunud, et ma kasutan neid andmeid, mida kas ettevõtted või see on analüüs, see on olukorda prognoosi, mis on väga tähtis tegevus. Ei, ma ütlen lihtsalt ametnikud ütlevad alati, et on vaja analüüsida. Analüüsime. Ma ütlen nii palju, et eks nad muudatused, struktuursed muudatused majanduses, eks nad tulevad nii või naa, aga see sõltub väga palju, kui kiiresti need teised tehnoloogiad arenevad ja mis hetkel nad on valmis asendama nii-öelda olemasolevaid. Ja võtame paralleeliliselt, kui Saksamaa ütleb otseselt, et nad tahavad tuumast näiteks loobuda ja sel hetkel ülemineku perioodil nad hakkavad kasutama gaasi, mis on tegelikult fossiil, Vene gaasi. Et nemad ei tee selles probleemi. Et nad ütlevadki, et nii kaua, kui nendel on vaja aega selleks perioodiks, et üle minna. Nemad Saksamaal, mida me Eestis teeme? Eesti samamoodi. Põlevkivi annab meile hetkel seda ülemineku perioodi aega. Ja struktuursed muudatused majandused ei ole võimalik sisse ei viie ega ma kardan ka 10 aastaga. See võtab tegelikult aega ja kogu see vesiniku tehnoloogia sisse juurutamist. Ma segan vahele. 15 miljoni pealt tonnilt aastas 7 peale minek käis väga rõttu. See ei nõudnud mingi pikka aega. No kui me energeetikas seda ei kasuta, ei tähenda. Me räägime põlevkivi kasutamisest Eestis ühe summana. No ütleme ühe numbri, pakume välja, siis lähme edasi. Meil saab, need sekundid on juba otsased. Mina võin edasi öelda, ma olen uurinud seda, ma olen teinud nii palju neid aruandeid ja tööd põlevkivi all. Et selles Rita projektis oli meil sees ka majanduslikku tulevikuvaade ja siis oli see hinnatud selles Marpolist, kui palju need laevakütused veel edasi kestavad, kui palju laevad kestavad, mitu miljonit tonni nad kaupa veavad. Ma neid arvu täpselt on mul portfellis ja kõik olemas ja sealt ma näinud järgmise 10 aasta jooksul sellist laevanduse kütuse juures niisugust rohepööret, mis ookeanilaevadele, mis sisemere teistpidi. Ja selle tõttu ma arvan, et see 80 miljonit, mida Margus pakkus välja, läheb sisse. Et see on see, mis tagab selle ka täna selle laevakütuste osa. Kas seal tuleb mingi muud peale või midagi, vaat selle ma jätan siis niisugust tolerantsiks. Indrek Anne. Ma arvan, et see 2030 ennustamine on suhteliselt lihtne. Sealt edasi on palju keerulisem. Et ma arvan, 2030 see number on eelmise aasta tarbimine pluss siis Enefit keemiatööstus, et see on see number, et midagi juurde selleks ajaks ma ei usu, et tuleb ja midagi ära ka ei tohiks minna. Tema 3., 4. ilmselt ei tee, nagu kunagi Sandor Liive planeeris Enefiti selleks ajaks. No ega tulevikus kui teha, nagu ma ütlesin, et kui seda põlevkivi saab hästi ära kasutada, siis mina ei välistaks küll mitte midagi, aga ta kindlasti peab olema CO2 neutraalne. Ja. Et see number on mingi 9,5 miljonit. Jah. Läks vähem pakkumist. Nii, Renno Veintal. No,
ütleme nii, et kui inimesed, kes igapäevaselt selle asja sees on, kelle igapäevane leib tegelikult sõltub sellest teadmisest, annavad hinnangu 9,5 10,2 vahele, et siis tegelikult neil, kes seisavad sellest pisut kaugemal ja kelle igapäevatöö on mille ei sõltu selle prognoosi täpsusest, siis ma ütleksin, et see ei olegi tähtis, mis numbri ma nüüd konkreetselt ütlen, aga see on selle kahe väärtuse vahel. No 10 siis. Võib jämedalt öelda 10 ja ma võib-olla meenutan lihtsalt seda, et kui tõepoolest, et ühe ookeanilaeva või merelaeva, suure merelaeva eluiga on 20+ aastat või 25 aastat, siis unistus sellest, et see minu poolest teised kütused võetakse kasutusele, et see realiseerub, aga tõenäoliselt on selleks vaja rohkem kui 10 aastat, nii et see on nagu jätk sellele, millest Andres Siirde siin rääkis, et väga kiireid nihkeid siin ma ei usu, et saaks toimuda, aga Indrek Kaarna ütles ka seda, et 2030 kuni selleni on lihtne ja sealt edasi on keerulisem, et regulaatoril võivad olla nii-öelda kaalutlused, mis võivad pilti ümber kujundada üsna kiiresti siis peale selle tähtaja kätte jõudmist. No nii, ma tänan Margus Valts, Dmitri Dmitrijev, Andres Siirde, Indrek Kaarna ja Renno Veintal selle arutelu eest ja hoolimata katsetest ei õnnestunud vist leida ühtegi argumenti, miks ei peaks tegelema põlevkivi uuringutega edaspidi. Ma usun, et selline mulje võis sellest jutust jääda ja loodame siis pikka iga sellele majandusharule. Aitäh vaatamast! Aitäh! Suur tänu moderaatorile, lugupeetud panelistidele väga põhjaliku ja sisuka arutelu eest. Ma usun, et neid argumente, millega edasi minna, peaksid välja kooruma piisavalt. Vaatajatele ütlen, et järgmisest nädalast saate te seda kõike uuesti üle vaadata, nii neid numbreid kui võib-olla mõnda fakti kontrollida. Nii et meie Põlevkivi Kompetentsikeskuse kodulehel on siis salvestused järgmisel nädalal saadaval. Kindlasti ma pean ütlema seda, et kohtume aasta pärast, et ei ole mingit kahtlust, et me ka järgmisel aastal ei korralda põlevkivi konverentsi ja võib-olla siin teele kaasa, kui nüüd võtta siit arutelust üks mõte, et siis ma võtaks Andres Siirde mõtte, et me ikka veel vähe teame, et uurime ikka edasi. Et ma usun, et see aitab meid edasi. Aitäh kõigile osalejatele, vaatajatele ja kohtumiseni!